Kalevi jalaväepataljon pidas õppusel Siil 25 eduka edasi. Raske õppeprotsessi lõpu tähistamiseks korraldati pidulik rivistus Kaitseväe keskpolügoonil. Pataljoni ülem, kolonel-leitnant Argo Sibul, pidas sütitava kõne ja jagas lahinguväljal silma paistnud võitlejatele auastmeid. Ja annas selle enesekindluse, et need ülesanded, mis alguses tunduvad ületamatud, seda ka mõni reservväelane mulle ütles, et neid asju küll ei saa teha, aga pärast oli see kõik tehtud, et inimesed ikkagi on väga võimekad. Tegime, ei olnud üldse lihtsalt, aga me tegime neid asju väga hästi. Meie pataljoni rünnakud olid ikkagi väga edukad. Minu teada me rikkusime ka mingis mõttes mänguplaani, et olime liiga head ja asjad, mis pidid kestma päev otsa, said läbi mõne tunniga. Kõige parem näide oli see meie algne rünnak, mis suuresti põhineski sellele, et liikusime peaaegu et kogu pataljoniga keset ööd, pimedas, külmas, läbi järve lihtsalt. See, kus me olime 3 päevaga, seal me olime tegelikult lõpuks 1 päevaga. Sest me tegime seda, mis räägiti on võimatu, aga me tegime selle võimalikuks. Aga see, kuidas reservväelast oskad? Sina tulid ju ka reservist ja nüüd sa olid kompanii ülem. Oskused olid roostes või oli kõik meeles, nagu relva kätte võtsid, nii tulid ka käsud ja koodid ja kogu asi tagasi? Minul isiklikult ei olnud sellega nagu küsimust. Paljudel reservväelastel, nagu nad ise kirjeldavad, seda on see jalgrattasõit, et kui kord on juba selge, siis kui mäest alla veerema saad, küll siis jalad ka liikuma. Üles Eestimaale vaan, nüüd Pärnu piiris Peitsili ja Valgas piiru vereni sa ruuta. Kaitsma kodumaal, me vabadust on varitsemas rõhujad. Eesti eest! Võidelda ja võita! Eesti eest! Võidelda ja võita! Eesti eest! Võidelda ja võita!